tere hommikust, õigemini tere õhtust, sest kell on 4. Mis me täna teinud oleme? Mina olen terve päev telefonis istunud ja Ranno magas terve päev, nüüd ärkas üles. On natukene haigeks meil jäänud siin. Mul on mingi tagakurk on siuke punane ja ebameeldiv kriibib. Vot, see pluss, kui teed mandlioperatsiooni ära. See ei ole mandlid, See on siit kurgulae, kui sa nagu kohe vaatad, siis see tagasöin. See on siuke punane ja tundub nagu veits katki, aga ma ei tea. Loodan, et läheb ära. Aga nüüd õnneks ta ajas ennast püsti. No kohe ajasin püsti, ma hakkasin kohe tegelema. Ja linna me arvatavasti küll väga ei avasta, sest kell on nii palju ja kohe varsti läheb pimedaks. Aga ma ei tea, ma arvan, et me lähme siis nüüd välja sööma, et siis lõunat või õhtusööki või hommikusööki. Kuidas kella kõht soovib. Ja. Tal on vist kõik üle kätini. Ja. Ja tões, me nüüd lähme. Siin on ikka korralikud vihmavilvad. Homme lubas siin mingit lumetormi ka. See on lund. Oleme uues ringi jalutanud. Sajab korralikult, päris külm on ka. Ei lõhk. Nüüd tulime praegu mingisse poodi. Raamatupood vist on. Ma ei tea. Ja siis meile käisime söömas ka. Nagu ega seda filmima, sest nagu oska arvata, mida süüa. Ja ma ei tea. Ei ole midagi sellest filmida. See on ikka päris külm. Ma ei tea, kas me näeme nii vargud näost välja, aga eile meile pandi kotide külge mingid need lipikud on ja nüüd me oleme uues baasi ja meile öeldi, et puutsid ära. Nagu mis asja toimub, mis teil liiga on? Nüüd sattusime Haribo poodi ja siin on tõesti suured kommipakid. Siis kilo Haribosi. Ja seal on mingid tabletid. Nagu siin poes need pakid on ikka hiiglaslikud. Nii. Ja niisugune on siis see pood ka. Me nüüd käimegi lihtsalt mingid poode läbi, sest õues on pime ja pole midagi muud teha ju. Täpselt. Nii et praegu me oleme mingi mänguasju poes, kus on väga palju mänguasju. Ja siin on nii palju Star Warsi tagasid ja üldse ägedaid tagasid. Vaatasin autosid kõik. Tella näitab selle ära. Palju legosi. Ma vaatan siigast seal üleval jälle. Ja, auto. Ühe auto olen kokku pannud. Õhtu on kätte jõudnud. Täna on siis viimane öö. Ja. Kui me oleme siin väljamaal. Homme juba oma voodites. Joo, täpselt. Aga ma mõtlesin, et kuna täna meil ei ole üldse mingit vlogimaterjali ja homme on juba lihtsalt tagasisõidupäev, et tegin mõned küsimused, millele me saame siis mõlemad vastata. Ja et siis kuidas see välismaal rändamine oli? Mingi oli ju. Väga oli liikuda ringi ja tegeleda mingite probleemidega, kus liikuda, kus olla. Ja ikka oli ju soojas vahepeal olla. Siis järsku külma sattuda, kiivisid korjata, mingi naise kodu koristada, eks ju. Äge. Ma ise ka ütleks, et tore aeg on olnud, et eks ikka on mingid siukseid raskemaid hetki olnud, aga nagu ma ütleks, et tegelikult on lahe olnud. Mul on hea meel, et ma sain enda sügiskuud veeta väljamaal ja ma ei tea, mul on hea meel selle üle. Siis mis koht oli kõige toredam või nagu mis riik või asukoht sulle kõige rohkem meeldis? Ikkagi Kanaari saartelt Fuerteventura oli kõige parem ikkagi. Noh, nüüd kus me saime olla ka Kiivi onu juures põhimõtteliselt 2 nädalat. Ma ei tea, ma ikkagi ütleks, et kõige mõnusam oli seal, sest seal oli, ma ütlen nii, mulle meeldib küll, aga kui sul on õiged riided, seal oli soe, mõnus, said ujuda, bassein oli veel isegi vahepeal, eks ju, ja ma ei tea, üldse oli mõnus seal. Jah, no ma ütleks ka niimoodi, et
Fuerteventura vist puges mulle kõige rohkem nüüd selle reisiga südamesse. Lihtsalt võib-olla puhtalt sellepärast, et me põhimõtteliselt olime seal vist mingi 3 nädalat või. Et nagu me olime väga pikalt tegelikult seal. Ja mulle meeldis seal, et mida aeg edasi, seda rohkem ma mõtlen, et seal oli nagu väga tore ikka. Ja Aveiros ma eelmine aasta tegelikult elasin siin 6 aega, nagu seal Aveiros, jah. Ja seekord nagu, seal oli tore ikka, aga see polnud nagu see nagu eelmine aasta, mis on nagu veidi kurb, aga Porto oli siiani nunnu, et seal kogu aeg mingi möll käis ja lauldi ja see oli väga tore. Porto oli jah, väga ilus. Porto mulle, jah. Ja Aveiro ka selles suhtes on ikkagi minu nunnu linnakene, aga lihtsalt seekord Fuerteventura ületas siis selle. Ma ütleks, et Fuerteventura juures oli see ka äge, kui me saime ringi sõita. Teed olid tegelikult väga mõnusad, kui sõita. Jah, sellest ka see, et nagu, see oli ainuke koht, kus me rentisime auto. Eks teistes kohtades oleks ka hea olnud, kui oleks auto, sest autoga näeb ikkagi palju rohkem riiki ja asukohti ja saab nagu asju teha. Aga ma ise selle koha pealt tunnen, et ma tegelikult tegin väga suure ületuse endas, et ma julgesin rentida auto ja seal sõita. Et ma olen uhke selle üle, et ma seda tegin. Aga milline koht sulle kõige vähem meeldis? Koht kõige vähem? Raske öelda, kus juures. Ma võin vastata sellele, et kõik kohad tegelikult olid toredad, et ühtegi sellist kohta polnud, et mulle üldse ei meeldi siin olla, et tahan kiiresti minema saada. Aga mulle vist kõige vähem meeldis Tenerife, et see oli kuidagi siuke, ma ei tea, see ei ole nagu turistikas, aga see oli turistikas ja polnud nagu päris see, et mina ütleks, et ma arvan, ma ütleks, et Portugal ikkagi. Kõige vähem meeldis? Jah. Okay. Sellepärast, et mitte isegi võib-olla Portugal ise, vaid Kiivionu koht. Nagu, seal ma ütleks küll, et sinna me ikkagi jõudsime, siis me mõtlesime, kuidas võimalikult kiirelt ära saada. Ja esimesed 3 vähemalt kindlasti, jah, mida kauem olid, seda rohkem see on nüüd nagu lihtsalt see koht, aga ma mõtlen nagu riigi poolest, jah. Me käisime ainult 3 riigis, on ju, ja linnad, et niimoodi ei saa nagu päris hinnata, aga siis ma ütleks jah, et Portugal jäi mulle kõige süükseks viigimaks. Mulle meeldis Prantsusmaa näiteks linna poolest rohkem kui Porto. Ja Pariis siis. Jah, et Pariis meeldis mulle kohast rohkem, eks ju, ja Kanaari saared mulle tegelikult ka kõik meeldisid. Isegi Gran Canaria ja Tenerife, nagu Tenerifel ju me käisime ka seal üks õhtu ju läksime, seal käis mingi suur pidu ja värk ja selles mõttes mulle meeldis, et seal oli elu. Samamoodi nagu siin Pariis. Portos oli palju rohkem elu kui Pariisis. Kui ma Portos käisime, siis ma käisin kogu aeg ülesse ja alla ja ülesse ja alla ja võt see mulle ei meeldi. Okei. Kuidas me omavahel toime tulime? Hästi, eks ikka vahepeal oli niisugused tujutsemisi mõlema poolt, aga see oli ju ikkagi väsimusest ja kui kõtu tühi või midagi, siis nähvata. Jah, ma ise leian, et üldplaanis meil oli nagu kogu aeg suht hästi, et me tulime ilusti toime. 2 asja olid, mis olid raskemad siis. Üks on toit, et nagu meil oli väga raske leida kebabi burger, jah? Ühist toidukohta ja lõpuks ma lihtsalt andsin alla ka, suht ei viitsinud enam, tahaks lihtsalt süüa. Ja teine asi, mis oli ainult sellel ajal, siis kui mul oli auto renditud. Vot siis oli keeruline. Nagu mina olen roolis, tal ei ole lube isegi ja tema tuleb seletama mulle, kuidas sõita ja siis ma sõidan kuskilt valesti, sest ma ei tea, kus on nagu õige tee on ju või võõras linn on ju.
ja siis ta mingi lõugab, et sa sõitsid valesti, selle asemel, et rahulikult öelda, et ma ütleks, ja ta ei lugenud kaarti ka hästi. Ma ei ütleks, et ma tegelikult lõugasin. No mitte nagu, Ranno ei karju selles suhtes, ta ei karju mitte kunagi, aga nagu ta lihtsalt oli pahane, et sa pidid nüüd siit minema, miks sa siit ei sõitnud ja siis ma olen autoroolis natukene, lähen paanikasse ja siis olen nagu lihtsalt ütle mulle, kus on järgmine teeots. Ja kaarti sa ei lugenud. Ma ütleks nii, sest, et mul oli, ta lubas, et ta loeb kaarti mulle ja siis ta lihtsalt teeb teisi asju ja siis ma sõidan mööda. Nii et, jah. Igatahes need on 2 asja, mis oli kõige nagu süksemad. Aga muidu ma ütleks, et meil tegelikult oli väga super, et me saime ilusti hakkama. Üksteisest väga ära ei tüdinenud. Ma tegelikult väsin väga inimestest väga kiiresti ära. Mul on seda omaette aega vaja, aga me tuleme sellega ilusti väga hästi toime. Ma arvan, see äratüdinemine oleks tekkinud rohkem siis, kui me oleksime olnud terve selle aja kuskil projektides. Sellepärast, et seal ei ole nagu sükest omaette olemist, eks ju, absoluutselt. Kogu aeg on mingi rahvas sul taga ja lihtsalt, et noh, oled seal päev läbi teiste inimestega, õhtul pead juba tuled sina, siis sa tahad mulle oma asju rääkida, eks ju, siis ootad ka nunnutamist või midagi, et noh, siis see väsitab ära, aga ma ei tea, ma ütleks küll, et leidsime ikkagi üksteisele piisavalt aega sinna, et oma asju teha. Siis mis sa Workaways arvad? No täiesti, ma ütlen nüüd veid hiljem jälle piip. Ikka täielik pask. No see, kuidas see äpp on üles ehitatud, on ikkagi, noh, see on ehitatud ju selleks, et inimesed saaksid reisida odavalt, eks ju. Ja et inimesed siis saadavad kirju teistele inimestele, et tulla kohale, teha tööd. Aga nii palju siis, kui me lugesime näiteks Redditist, eks ju, või kui me olime Kiivionu juures, siis tegelikult juba, võib-olla kunagi oli see parem. Ei kasutatud seda kui siukest odavat tööjõudu, et tullakse, tehakse tööd ära. Nüüd on see juba läinud selleks, et inimesed lähevad tegema tööd ja neid kasutatakse ära ja neile antakse võimalikult vähe. Nagu Kiivionu andis meile vähe süüa ja no. Jah, no see selleks ma ütleks, et nagu äppi või nagu veebilehena on see ka nagu väga halb. Me oleme vist mitu korda videodes ka rääkinud nendest miinustest, aga muidu üks asi siis veel, et kuna meie nüüd see viimane koht, kuhu me pidime minema, kirjutas meile, et ei saa tulla, siis ma võtsin Workaway selle mingi hädaliiniga ühendust ja kirjutasin neile, saatsin kõik vestlused edasi ja loogiline oleks, et nad võib-olla natukene kuidagi aitaks meid. Me lugesime sealt veebilehelt, et noh, selle Workaway eest peab maksma, on ju. Et selle summa eest nad aitavad millegiga ja siis loogiline oleks, et nad aitavad, aga ma sain lihtsalt teksti, et küll leiate mingi uue koha. Ja, et põhimõtteliselt kandideerige, et siin Prantsusmaa peal on 500 Workaway-erit, kes ja ütleme nii, et me oleme nagu tõesti väga-väga paljudesse kohtadesse kirjutasime ja ma pakun, et me saime heal juhul äkki mingi 20 inimeselt vastuse ja nagu kokku terve selle aja peale. Ja noh, 3 tükki olid siis, kes vastasid jaatavalt ja nüüd see viimane oli siis ei. Ja, vastas jaatavalt ja siis oli ei. Jah, aga sellest, mida sa soovitaksid inimesele, kes tahab sellist reisimist teha, nagu Workaway'd või siis niimoodi pikalt minna kuskile. Mina soovitaksin siis üks asi, mida ma soovitaksin, on see, et oma koti kokkupanemine. Nagu minu ema tegelikult andis mulle enne mingi listi, mida tasuks võtta kaasa ja mida mitte, aga ma võtsin ikka asju kaasa, mida tegelikult ei oleks pidanud vaja nagu kaasa olema võtta. Näiteks meigikott. Ma ei meikinud ennast kordagi. Üks õhtu vist panin mingi ripsmeduši peale, aga nagu, kui sa niisugust asja teed, sul ei ole vaja mingit meigikotti. Siis riietega ma ütleks, et ma ei pannud tegelikult puusse, sellepärast, et ma olin soojemas kohas, kus olidki vaja soojemaid riideid ja külmemas kohas, kus mul tegelikult on jope, nagu korralik jope puudu, aga noh, ma ei arvanud, et me nii külma kohta nüüd tuleme.
mina ütleks, et mina pakkisin enda koti vägagi õieti. Aga esialgu ma mõtlesin ikkagi, et meil tulevad soojem periood. Mina võtsin siis kaasa ainult 2 paari pikki pükse. Ühed dressid, ühed viigipüksid. Ma mõtlesin, et kui on vaja, siis kuskile korralikumasse kohta ja klubisse, ma ei tea, mida iganes kuhugi minna. Ma saan need panna ja kui mul on külm, ma saan dressipükse kanda. Aga Tella puhul tema võttis ainult endale, mina ütleks, õhukesed püksid. Ta võttis küll pikki pükse, aga kõik on õhukesed, mitte ühtegi dressipüksi paari. Pükstega jah, nagu ma võtsin isegi palju tegelikult mõnes mõttes neid pükse kaasa, et mul on tegelikult riided, mida ma pole kordagi kandnud siin reisi jooksul. Mis näitab tegelikult ka seda, et nagu meil ei ole nii palju riideid vaja. Meil on 3 pusa 2 peale kokku siin muidu. Ja 1 vest on ka sul siis. Jah. Aga... Ja me lihtsalt... Tegelikult ei ole... Muidugi on parem alati, kui oleks rohkem riided, on ju saab vahetada ja pesta, aga kui sa niisugust reisimist teed, siis see ongi nii. Igatahes kokku ütles, et me pakkisime siis mõlemad suhteliselt erinevalt. Mina võtsin siis rohkem õhukesid riideid, lühikesi pükse, mul oli vist kokku 5 paari ja lühikesi. Mälu sai täis, nii et... Aga mis ma siis veel öelda tahtsime, et koti erinevus ja minu kott on drastiliselt tegelikult kergem ja mina tulin, ma arvan, poole väiksema seljakotiga kui Tella. Ja ma ütleks nii, et ma ei ole oma riietega jänni jäänud. Aga eks Tellal oli jah mõttetud asja. Ega ma ka ei ole selles suhtes ja sa tegelikult oled jäänud, sul ei öelnud soojemat midagi siia panna, ma võtsin enda jope ja panin 2 pusa. Nii et selles suhtes... Aga teoreetiliselt võtsin mina 2 pusa kaasa, et kui ma oleks tahtnud, ma oleks ise võinud 2 pusa ka selga panna ja see oleks võinud vestiga liikuda. Aga siis oleks Tella külmetanud, sest tal oli juba niisama vestiga külm. Kätel hakkab tal külm, minul näiteks ei hakka kätel külm. Aga jah, mis me veel soovitame või mis me meil öelda on? Mis me soovitame? Kindlasti enne hakake kirjutama inimestele, kui te tahate võrku võita nagu... Te võite juba 2 kuud vähemalt enne, kui te plaanite nagu siis riigist lahkuda, et alustada. Hakake juba kirjutama. See teeb teie elu kõvasti lihtsamaks. Ja mida paremini te endal need kuupäevad ära jaotate, seda parem on. Ma ütleks nii, et nädal on ühes kohas täiesti piisav. Ei pea olema kauem. Meie olime ühe koha peal kauem sellepärast, et meie otsisime neid kohti. Ja nagu me ütlesimegi, et keegi ei vasta, keegi nagu, neil on enamjaolt savi, eks ju. Sina oled see, kes otsib ja ta tahab, eks ju. Ma ei ole seda teist keskkonda kasutanud. Sükene veebileht on ka olemas siis nagu Worldpackers, jah. Ja meil ei ole see küll kasutaja, aga mulle tundub, et see on palju mõistlikum, sest et see kasutamine juba on parem. Seal on, sa saab panna sinna mingid need punktid, et näiteks sa tahad süüa või sa tahad mingi paid position'it või et sa oled mingi baar, kes tuleb Workaways. Seda ei ole, sa pead nagu sealt lihtsalt läbi lugema neid asju. Et jah, aga ma ei tea. Ei oska midagi niimoodi rohkem öelda. Peate olema rohkem valmis enne, kui te lahkute. Meie tegime selle vead, meie ei uurinud enne, me tegime küll omal selle kasutaja ära. Ja me ei arvanud, et see on nii raske leida kohta. Et mul on lihtsalt mulje jäänud teistest inimestest, et see on väga lihtsam. Aga jah, et selles suhtes tore reis oli mul. Mul oli hea meel, et ma sain niisuguse võimaluse. Ongi viimane küsimus. Mul ei ole rohkem küsimusi. Et mul oli hea meel, et niisugune võimalus meil oli ja saime... reisida sai ja tegelikult oli äge, et isegi kui me neid kohti ei leidnud, me saimegi rohkem nende inimestega siis koha peal nagu rohkem tuttavaks. Julia, Pinto, Lillu. Pinto on kass. Aga jah, Hompe ja Kevin ja kõik need Kanaari inimesed ja ega Kivimees ka selles suhtes ta oli väga tore, et ütles, et me oleme alati oodatud Julia juures sammuti, nii et saime endale tuttavaid jälle maailma peale ja jah, äge oli. Väga äge. Mulle väga meeldis
üks mälestus, mis mulle väga meeldis siis Kanaari saartelt, on siis see, kui see pidu seal oli. See Hompe, kus tantsis ja mööda. Ja autoga sõitmine ja teistes, ma ei tea, Veeros ja Portos ja igatahes igal pool on palju toredaid hetki ja loodame, et kunagi lähme veel reisile. Muidugi lõhme, mis asju. Et praeguseks siis head ööd, tere hommikust, ilusat päeva. Homme on siis viimane vlog. Jah, 4:30 peame juba ärkama. Jah, nii et tšau!